tänaseks teemaks on väetiselahuse valmistamine mineraalsetest kastmisväetistest, mida kasutatakse taimede kasvatamiseks kivivillal. Kivivill on mineraalne materjal, meenutab sama analoogilist materjali nagu on ehituslik kivivill, aga aianduslik kivivill on siis väga suure vee imamisvõimega. Kivivilla saadakse siis vulkaanilise kivimi tugeval kuumutamisel väga kõrgete temperatuuride juures ja lisatakse juurde siis õhk ehk analoogiline tehnoloogia suhkruvati valmistamisega. Ehk see sulanud kivim vahustatakse ja saadakse kerge kiuline õhuline materjal, milles on siis võimalik kasvatada taimi. Selleks, nagu ma ütlesin, kivivilla materjal on hästi kerge, steriilne, haigustevaba ja imab siis hästi endasse vett ja siin ma saan teile kohe näidata, milline on siis kivivilla vee imamisvõime. Mul on siin külvikuubikud ja kasvukuubikud, kui siis selle mõõtmed on siin 10 × 10 sentimeetrit. Ja kui ma selle nüüd panen, mul on siin kannus 2 liitrit vett, kui ma selle kuubiku siia vette panen, siis ta tõmbab ennast korralikult vett täis. Nii, võtame siit selle. Ja võtame ta siit veest välja. Siis näete, kui ma ta niimoodi hoian, see kivivill on kihitatud nii, et vesi siit niisama välja ei voola. Niipea, kui ma teda keeran, hakkab siis lahus, ka liigne lahus siis voolab siit kiudude vahelt välja, aga taimedel on ta siis hästi omastatav. Et kui ma selle kuubiku siia aluse peale panen, siis nüüd te näete, palju siis 2 liitrist vett alles jäi. Et meil oli siin 2 liitrit ja praegusel juhul on järgi siis 1,5 liitrit ehk sellesse ühesse väikesesse kuubikusse mahtus täpselt 0,5 liitrit toitelahust. Ja selle kivivilla nii-öelda materjali sisse saab siis, neid tooteid on erinevaid, saab külvata seemneid, väikesi nii siis tomati, paprika seemneid ja ka kurgiseemneid, et see sama suur kuubik, mille ma ära niisutasin, on siis suure avaga ja siia sisse pannakse siis seeme. Ja nüüd toitelahuste juurde. Toitelahuseid saab siis valmistada erinevatest mineraalsetest väetistest ja tootmises on selle jaoks spetsiaalselt tootjate jaoks mõeldud hüdropooniline kastmisväetis, mida siis lahustatakse vees ja mis on 100% vees lahustuv ja ei teki siis sadet, et mitte ummistada siis kastmissüsteemide torustikku, pihusteid ja on olemas ka tavatarbijale poest ostetavaid vees lahustuvaid väetisi, mis siis ei ole otseselt mõeldud kastmissüsteemide jaoks, aga mida saab siis taimedele ja pinnasele kallata juba vees lahustunud kujul, sest vees lahustunud väetised on taimedele kiiremini omastatavad kui tahkemal kujul pinnase sisse segatud väetised, ehk taimed saavad kiiremini oma toitained kätte. Üldjuhul selleks, et väetise lahust valmistada, peaksime me teadma, millise koostisega on meie puhas vesi, mida me siis väetise lahuse valmistamisel aluseks võtame ja mille sisse me toitaineid juurde lisama hakkame. Mul on siin väikene tops siis puhta veega ja selleks, et teada saada täpselt, mis siin vee sees on, milline on vee happesus ehk pH ja milline on vee toitesoolade sisaldus ehk EC. Mida tähendab lühend EC? EC on siis electrical conductivity, mis on siis elektrijuhtivus, mis näitab meile ära toitesoolade sisalduse liikumise siis siin vee sees. Selle jaoks, et seda mõõta, on olemas tootjatel eraldi siis aparaat, millega saab siis neid andmeid teada.
mida me saame mõõta. Kõigepealt mõõdame ära siis sellise masinaga, selline näeb see aparaat välja, mõõdame ära kõigepealt vee pH, sest pH on aluseks sellele, kuidas taimed saavad hiljem toitained toitelahusest kätte. Ühendame selle ära. Nii, siin on siis vastav andur. Selle võtame siit kaitsme seest välja. Lülitame masina tööle. Nii. Ja paneme siis vette. Ja kui ma seda niimoodi siin liigutan, et andurit tuleks vee sees liigutada ja ka lahuse sees liigutada, kuna aineosakesed on vees pidevas liikumises. Ja praegu näitab mulle see masin siis numbrilist näitajat, et pH on 7,29. Üldjuhul piisab ühest kohast koma järgi ehk 7,2, 7,3 me võime sellega arvestada. Ja kui me teame, et happesuse järgi, see tähendab seda, et 7,0 on neutraalne, siis me võime siit lugeda, et meie kastmisvesi on suhteliselt neutraalses olekus või siis natukene kergelt juba hakkab aluseliseks minema. Ja nüüd me saame lisada siis sellele ja ära mõõta kõigepealt ka toitesoolade sisalduse. Selle jaoks on eraldi otsik olemas. Ühendame selle jälle masinaga. Nii, paneme ta tööle ja mõõdame ära. Nii, kõigepealt näitab meile 0 ja siis mõõdame ära. Nii, ja siin on siis 0,8. 0,8 millisiimensit sentimeetri kohta. Et see ei ole üldse üllatav, et toitesoolade kontsentratsioon tavalises kraanivees on täiesti olemas, et me võime arvata, et puhas vesi on ilma toitaineteta, siis tegelikult see päris nii ei ole, et puhtast veest saavad ka taimed teatud mikroelemente. Ja nüüd me hakkame siis valmistama lahust, et mul on siin 1,5 liitrit ja siia ma siis kaalun hulka, mul on siin retsept, kaalun siia hulka siis teatud koguse erinevaid väetisi, mida siis tootjad ka oma toitelahustes taimede kasvatamiseks kasutavad. Väga oluline on teada see, et toitelahuse valmistamise aluseks on retsept, mis lähtub siis meie veeanalüüsidest, vee tulemusest ja lisaks sellele ka siis taime kasvufaasist, et kas me teeme toitelahust külvi ettevalmistamiseks, kas me teeme toitelahust väikeste taimede kasvatamiseks või me teeme toitelahust suurte taimede väetamiseks. Et see on väga oluline arvesse võtta, kui me hakkame väetiselahust valmistama. Me nägime, et praegult oli siis toitesoolade sisaldus 0,8. Meil on küll, me hakkame külvide jaoks kivivilla ette valmistama, siis kivivilla ise endal mingisuguseid toitesoolasid sees ei ole, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, on ta puhas, steriilne, ilma igasuguste lisanditeta. Ja siis me peame ka sellega arvestama, et toitesoolad peavad siin maksimaalselt siis rakenduma, et me peame tegema toitelahuse täpselt niisuguse, mida taimed vajavad. Ja kivivill ei seo endaga ka mitte midagi. Kõik, mis sa siit paned, taim saab siit kätte ja ülejäänud leostub siis sellest kivivillast välja. Lahuse valmistamiseks ma kasutan siin topsi sees on ja siis kastmisväetis tootmise jaoks, hüdroflex väetis, ehk on kombineeritud erinevatest väetise osadest, on põhitoitelemendid, fosfor, lämmastik,
kaalium ja on ka mikroelemendid siin sees. Kuid tootjad lisavad vastavalt taime siis individuaalselt taimeliigile ka lisaaineid juurde, kas kaltsiumi, magneesiumi või siis lisaks veel fosforit. Kuna tomat on kehva fosfori omastamisvõimega, siis me lisame kindlasti siia fosforit juurde. Paremaks taime kasvuks anname veel kaltsiumi ja ka magneesiumi. Ja selle jaoks on mul siis olemas retsept, millest ma lähtun siis lahuse koostamisel. Kõigepealt lülitame tööle kaalu ja praegusel juhul on mul hüdrofleksi vaja siia lisada 0,4 grammi, kuna siin normiks peaks olema siis IC 1 kuni 1,5 ja pH peaksime me saama siis 5,5 kuni 6,0-ni. Ja nüüd hakkame siis kaaluma. Kõigepealt kaalume ära 0,4 grammi, et väga väike kogus, kui tekib hirm, et kunstlikul materjalil kasvatatud taimed saavad väga suures koguses toiteelemente, siis tegelikult seda nii ei ole, et need kogused on üliväikesed, mis toitelahuse sisse lähevad. Nii, nüüd ma panen siia ära hüdrofleksi, siis me paneme kaltsiumnitraati. Nii, selle ka ära. Magneesiumnitraati ja paneme fosforit, monopotassiumfosfaati. Nii. Nii, nagu näha on, väga väike kogus seda siia. Nüüd tuleb korralikult segada ja vaadata, et kõik väetis on korralikult lahustunud. Et nii kaua segate, et enne ei hakka seda kasutama, kui on näha, et üldse väetisi osakesi enam vee sees näha ei ole, et ta peab olema täielikult lahustunud. Ja kuna vee pH oli neutraalne, siis meil on vaja nõrgalt happelist lahus, siis selleks, et anda lahusele, nii lülitame siit kaalu välja, anda lahusele siis happeline reaktsioon, tuleb meil siis manustada ka lämmastikhapet. Paneme seda siis 2 korgitäit siia. Lämmastikhappega kindlasti tuleb kasutada kindaid. Et see on siin juba tegelikult eelnevalt ka veel lahjemaks tehtud veega. Segame veel korralikult läbi ja siis mõõdame uuesti. Kõigepealt mõõdame siis toitesoolade sisalduse, kas see on taimede jaoks piisav, kas see on külvimati niisutamiseks piisava kontsentratsiooniga. Nii, ja siin on näha, et kontsentratsioon on liiga kõrge, ehk 1,9. Aga meil oli vaja kontsentratsiooniks 1 kuni 1,5. Mida siis teha, kui kontsentratsioon on liiga kõrge? Õige vastus on sellel, kes teab, et tuleb lisada vett juurde. Lisame siis siia sellele lahusele vett juurde. Paneme siis siia liitrit vett juurde ja segame korralikult. Võtame uuesti. Sobib, et saime selle 1,5 kätte.
et täiesti olemas. Ja nüüd on vaja ära mõõta ka pH. Natukene ringi liikuda. Ja pH on ka praegusel juhul täiesti vastav toitelahuse vajalikule kontsentratsioonile, nii nagu vaja on. Lülitame välja. Peale mõõtmisseadme kasutamist on ilmtingimata vajalik ka need andurid kenasti ära puhastada, muidu siis väetiselahuse jäägid või ka puhta vee jäägid jäävad siia anduri külge ja selleks kasutatakse siis kas siis köögipaberit, pehmet lappi ja kergelt siis kuivatatakse see otsik ära. Siin selle katte sees on kasutatud siis destilleeritud vett, mis siis midagi ei sisalda ja mis siis selle anduri hoiab kogu aeg stabiilses olekus ja siis see andur näitab meile alati õiget tulemust. Täpselt samamoodi siis puhastatakse ära ka toitesoolade mõõtja, et see ei pea eraldi lahuse sees olema, sellel sellist katet peal ei ole, aga me kuivatame ära enne, kui me nad siis tagasi kohvrisse paigutame. On olemas siis külvamise jaoks eraldi külvimatid, need on sellised suured, millest saab endale vastavaid tükke lõigata, et vastavalt siis alusele. Siis on meil vaja selleks alust, mis ei lase vett läbi, et mis jääb siis selline vannitaoline alus, kuhu saab siis kõik paigutada. Ja võib kasutada ka siis kassetti, mille sisse need kivivilla siis kuubikud paigutatakse ja siia saab külvata seemned.